tulemast vaatama Delfi meedia järjekordset podcast videosaadet, mis räägib Eesti kaitsetööstusest ja tänases saates on meie fookuses Eesti kaitsetööstuse ettevõtete nähtavus maailmas. Me oleme juba puudutanud Eesti kaitsetööstuse toimetamist Ukrainas, seda, kuidas me aitame iga päev võita sõda Venemaa vastu ja kaitsta Euroopa vabadust. Aga nüüd me räägime nähtavuse teisest fookusest ja see on erinevad messid ja expod, mis üle maailma toimuvad ja ühest konkreetsest messist ja expost, mis toimub selle aasta sügisel Eestis ja kannab nime Estonian Defense Week. Tänase saate külalised on Rene Ehasalu, Defense Estonia klastri juht ja Kalev Koidumäe, Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstusliidu juht ja mina olen jätkuvalt Rasmus Kage ettevõttest Agenda. Tervist! Alustame sellisest üleüldisest kaardistusest. Rene, sina oled see mees, kes käib Eesti ettevõtjatega mööda maailma. Oskad sa öelda, mis nüüd üle-eelmisel aastal selline keskmine messidel käimise statistika number on? Mitu messi ettevõtjat ja sina ise oled käinud? No messil käivad ettevõtted päris palju. Et see, millist messi meie käime, on nagu tegelikult üks osa, et meie fookus on peamiselt siis, et suuremad messid ja me teeme ka iga aasta lõpus ettevõtte kohta küsitlused, millised messid soovivad käia ja üritustel, et siis selle põhjal me paneme ka selle kalendri nagu endal paika, et kuhu võiks siis minna, kuna me igale poole ka paraku nagu ei jõua. Aga tegelikult ma arvan, et see on ikka vist, küll mitte vist sadades mõõdetav, aga kümnetel messil käivad ettevõtted iga aasta. Ja see ka annab seda rahvusvahelist nagu tähelepanu ettevõtetele. Et sa pead nagu käima nendest messidel, iga kord sa ei saa seda diili, sul peab mitu korda aastaid käima, aga ühel hetkel tegelikult see tasub see messile see nähtavuse saamine ära. Kas need messid on nüüd pärast 2022 aastat on kuidagi veel sagedasemaks muutunud? Toimub neid veel rohkem üle terve maailma? Neid toimub küll nagu rohkem, jah, et suuremad messid toimuvad ikka sama sageduse ja intervalliga, aga eks neid messe on nagu juurde tulnud, et kui see praegu tundub, ongi see, et kui kuskil on defense või kaitsetööstused, siis vabastab see raha mähed, eks ju, et sellepärast igaüks või paljud üritavad nagu messe korraldada. Aga messe on tulnud juurde, ettevõte vaatab kriitiliselt, et millistel messidel osaleda, kuna tegelikult see kõik on ju ka ettevõttele mingisugune kulu, ajakulu, rahaline kulu, inimeste saatmine sinna kõik. Et selle järgi ikka just, et see mingisugust sellist return'i on sealt vaja saada, eks ju, et just see kvaliteet on väga tähtis, millised kvaliteetsed kontaktid sa võimalikult sealt saad näiteks. Aga ikka, jah. Me jõuame ringiga tagasi maailma juurde, aga alustame Eestist. Kalev, miks Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstusliit on nüüd otsustanud teha oma liidu eestvedamisel korraldatava Estonian Defense Weeki, mis toimub sügisel? Kas maailmas siis ei ole juba piisavalt neid erinevaid messe, kus käia? Maailmas on piisavalt, ühest küljest on need messe ja kui me vaatame neid maailma messe, siis nad on ka üks osa neist on teatud oma spetsiifikaga, on see merendus, õhujõud, küber ja nii edasi. Nüüd rääkides Estonian Defense Weekist, et meil Eestis ei ole nagu sellist formaati olnud ja see tuli arutlus kuskil aasta tagasi, et võiks Eestis teha sellist kaitsetööstus suursündmust. Ja kui me hakkasime vaatama, et mis meil Eestis täna toimub, siis tegelikult meil toimub päris mitmeid asju ja päris pika traditsiooniga selliseid sündmusi. Ja sealt tuligi see idee, et need olemasolevad sündmused kuidagi siduda kokku ja välispartnerid, kes tulevad siia, mitte ei tule ainult ühele sündmusele, vaid siis nad saavad nagu terve paketi. Ja juba sellest johtuvalt siis rääkisime meie partneritega, nii NATO Diana Kiirendiga, Kaitseuuringute Keskusega, kes korraldab ABCD konverentsi, mis on väga pika traditsiooniga, peaks olema 18. kord see aasta, ja Tangent Link, kes korraldab CB Live'i Tartus. Ja jõudsime kokkuleppele, et teeme ühe nädala sees kõik need asjad ära. Et üks sündmus saab võimendada teist. Ja läbi selle me saame tegelikult, ütleme, terve Eesti kuvandit
ja kaitse ja julgeoleku valdkonnas ka tõsta nii-öelda nii regioonis kui ka võib-olla siin maailmakaardil nähtavamaks rohkem. Nagu kui me selle programmi ette võtame korra, siis see on päris muljetavaldav, et 22. september NATO Diana Est Acceleration Startup päev. Mis seal siis näeb või kuuleb? Iga päev on nüüd selle organisatsiooni sisustada. Et nüüd NATO Diana, sinna tulevad nii-öelda startupid kui ka investorid. Need on kaks niisugust olulist komponenti. Meie Tallinnas on meil ju NATO Diana kiirendi Tallinna haru ja selles suhtes on see päris suur võrgustik taga, läbi mille me saame tegelikult just neid NATO Dianiga kiirendus olema startup'e siia tuua, neid võtmeisikud, kes selles valdkonnas juhivad seda sektorit ja ka teise poole pealt tutvustada investoritele, millised on need uued tehnoloogiad ja võimalused, kuhu on kapitali vaja ja mis on selles suhtes niisuguse perspektiiviga, kuhu tasub investeerida. Enne kui me edasi läheme, on vist tark ära klaarida see, et kiirendi ja kiiriti, need on kaks erinevat asja, et nali naljaks tegelikult see probleem kerkis üles Nursipalu kaitseväe polügooni laiendamisel, kus arvati, oli üks müüt, et sinna tulebki see NATO Diana kiiriti, mis hakkab siis kiiritama kohalikke elanikke. Et kiirendi, ma saan aru, on klassikalises mõttes ettevõtete selline inkubaator. Absoluutselt. Ja kõige suurem väärtus tegelikult sellel ongi, et ettevõtted, kes on sinna valitud, saavad nii-öelda paremat mentorlust läbi siis erinevate riikide kaitse- ja julgeoleku valdkonna ekspertide. Loomulikult on ka seal oma teatud grandid, mis aitavad seda tootearendust kaasa. Aga veel kord, kui me vaatame täna, on meil Tallinna kiirendis 2 Eesti ettevõtet. Üldiselt see sõel oli ju väga tihe, kelle hulgas sinna kiirendis need ettevõtted välja valiti. Ka eelmine aasta oli 1 Eesti ettevõte. Et selles suhtes ma arvan, see on igati tunnustus Eesti startupidele, kes on oma niisuguste unikaalsete ideedega tulnud välja. Et see on leidnud tähelepanu rahvusvahelisel tasapinnal, et see on nagu igati tugev tulemus. Tulles tagasi nüüd septembris toimuva Estonian Defense Weeki juurde, siis 23-24 september Balti kaitsekonverents ABCD. Ma saan aru, et see on siis see koht, kus astuvad üles nii kodu- kui välismaised poliitikakujundajad, arvamusliidrid, otsustajad. Vastab tõele. See on nüüd Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus Tallinnas. Tema sisustab need 2 päeva ära. Ja nagu ma eelmalt ütlesin ka, et see on juba pika traditsiooniga sündmus olnud. Et ongi nii-öelda sõjalis-poliitilise taseme esinejad ja otsustajad tulevad Eestisse. Et on siin juba, võib seda saladusloori kergitada, et on siia kedagi sellist keynote speakeriks oodata? Ma ei hakka nagu selles suhtes nende teiste organisatsioonide eest rääkima, et eks see informatsioon ole kõik kodulehel üleval. Et meie roll ongi, et luua seda keskkonda ja iga organisatsioon teeb oma päeva nii tummise ja hea, kui nad seda on plaaninud teha. ABCD teisel päeval me avame ka niisuguse EXPO või tutvustame siis erinevaid kaitsetööstuse tooteid. Sündmus toimub seal kultuurikatlas, nii palju kui seal siseruumides kui ka välisperimeetri peal saab neid erinevaid tooteid siis ka osalejate näidata. Sündmus on kutsetega. See on ka tavapärane, mis puudutab kaitsetööstuse messe, et ei ole niisugust vaba pileti alusel juurdepääsu. Et paljud ettekanded on Chatham House nii-öelda reegliga paika pandud, et see, mis seal räägitakse ja arutatakse, see sinna ruumi ka jääb. Et ja siis neljapäeval on siis kaitsetööstuse päev, kus ongi siis kaitsetööstuse sümpoosium. Muutuste jõud ja fookus olekski ka kõik need tulevikutehnoloogiad ja ka erinevad töötoad, mis on just need uuemad valdkonnad, mehitamata platvormid, küber, robootika, kõik see uus kiiresti arenev tehnoloogia, mida täna näeme ka Ukraina lahinguväljal muutuvad. Et
proovime ära selle formaadi ja eesmärk on ka see, et see jääks nii-öelda iga-aastaseks formaadiks. Et meie partnerid ja teised osalejad juba oskavad siis seda ka aegsasti panna oma kalendrisse. Kui me seda saatesarja alustasime ja Kalev sinuga esimeses saates kohtusime, siis oli Kaitsetööstusliidu liikmeid 170 pluss. Nüüd on sellest umbes 6 aega möödas. On juurde tulnud? Mõned on juurde tulnud, mõned on lahkunud. Tänane viimane number oli hommikul 178. No võt, nii et kas selle sama sügisese sündmuse valguses on juba raskusi, et leida kõigile 178-le võt seal samas Expos ka koht, kus nad siis seisavad ja näitavad oma toodet või ikkagi sinna läheb mingi teatud valik, et samelini saabastest kuni eriliste luureseadmeteni? Eks see ole täpselt nii, nagu ettevõtted ise tunnevad, kes tahavad oma tooteid näidata, tutvustada ja me ootame siia ka nii-öelda meie välispartnerid, teiste riikide kaitsetööstusettevõtteid. Et ma arvan, selles suhtes on võimalused avatud kõigile, kes selle vastu ettevõtete poole peal, kes selle vastu huvi tunnevad, katsume neil leida kohta seal. Et ma ei oska nüüd lõplikult öelda, kui palju tuleb siis ja mis profiiliga ettevõtted siis septembriks on ennast üles andnud. Ja paralleelselt Tartus toimub siis EV Live, mis puudutab niisugust elektroonilise sõjapidamise valdkonda. Ja reedel siis on võimalus nendel inimestel, kes on Tallinnas olnud siin 4 päeva, minna ka siis Tartusse ja vaadata, mis seal toimub. Kas nüüd mõni nendest üritustest, kui nüüd keegi kuulab seda saadet ja ütleb, et väga vägev, ma tuleks oma pojaga ja vaataks ka, et mismoodi Eesti kaitsetööstusettevõtted arendavad droonivõimekust. Peame neid kurvastama, see on ikkagi nagu niivõrd spetsiifiline valdkond, et kahjuks sellist linnarahvale avatud üritust ei tule. Linnarahvale avatud üritust ei tule, aga linnarahvale avatud näitust me katsume iga aasta ka laiendada Vabariigi aastapäeva paraadil ja vaatame, kuidas meil läheb koostöö võidupüha paraadi raames. Et me kindlasti ka tahame seda, et ühiskonnale tervikuna natuke rohkem avada kaitsetööstust. Aga veel kord, et kaitsetööstussektor on väga spetsiifiline ja me ei saa väga palju ka kaarte avada selle pealt. Et nii palju, kui ettevõtted tunnevad, et nad saavad oma tooteid ja seda informatsiooni jagada, nii palju nad seda ka teevad. Rene, aga hüpates nüüd siit kohe edasi, et kuivõrd salastatud just nimelt sellel samal põhjusel, mida Kalev tõi, need maailma sellised tippkaitsetööstusmessid on? Kuivõrd suur nagu väljakutses on üldse sinna saada? No selles mõttes, et arvestades seda olukorda nagu praegu, eks kaitsetööstusmessid on nagu väga populaarseks läinud ära ja kui me vaatame ka meie enda registreerimisi, siis ütleme, et tahtel rohkem kui neid, kes saavad reaalselt seal messides osaleda, siis kõik on nagu ajastused, mida varem sa hakkada neid asju ja plaane tegema, ehk siis üldiselt kuskil aasta varem vähemalt, pinnaproneeringud, lepingud ehitajatega, kõik see teemad, et siis on see kõik ka tehtav. Aga selles mõttes, et kui see populaarsus on nagu niivõrd kasvanud, siis ikka vist me püüame ise ka siin vaadata mingeid alternatiive, et meil siin mingid uued üritused, messid, et on olnud, et käisime siin just circa 6 aega tagasi Brunsumis, NATO ühendstaabis, korraldasid seal ühe väga spetsiifilise mess-seminari teatud probleemküsimustega, siis info tuli meile, me panime selle messi kokku poolese kuuga ja läksime ettevõtetega sinna ja kusjuures Eesti ettevõtete esindatus oli seal väga korralik, 40 ettevõttest, kes seal osalesid, 9 Eesti emad. Et meil oli seal pool suurt telgiala Eesti stende täis. No aga ikkagi, tulles korra selle juurde, mida me siin korra arutasime, et kui sa nüüd võtad ühe messi, kui palju seal julgetakse päriselt näidata oma toote täielikku spetsifikatsiooni, et palju seal on sellist tööstusspionaaži, palju seal on vaenlase võimekuse kopeerimist, selle tuvastamist? Palju seda kardetakse? Ei, sest olukorrast on nagu teadlik, ega see ei saa sinisilmad arvata, et kõik on nagu väga tore ja et sellist tööstusspionaaži kindlasti toimub, kuna sellised suuda rahvused messid on ju see, kus on sul
kõik erinevate regioonide ja riigid koos põhimõtteliselt, et alates siin Euroopast ja siis on ka siin muid kaugemaid regioone Aafrikast ja ka näiteks ju on ka mingid meile võib-olla mitte nii sõbralikud riigid võtavad need messidest osa, eks ju. Ja see tööstusspionaaž kindlasti mingil levelil nagu toimub, et me oleme ka oma ettevõtteid selles valdkonnas nagu koolitanud, andnud teadmist edasi, et kuidas siis sellisteks ürituste messideks nagu valmistuda, et kahju sellest ei tekiks või see oleks vähem minimaliseeritud selline võimalus. Et see peab kindlasti olema alati, kui ettevõte läheb messile, arvestama sellega. Kunagi 2000-ndate alguses oli sõbralik Venemaa, toona siis sõbralik Venemaa väga lahke Eesti ajakirjanike vastuvõtmisel. Isegi sai käidud ühel 2-3 nädalasel sellisel praktikumil Moskvas, kus kingiti ka igasuguseid asju. Ma mäletan, et ühel aastal kingiti Eesti ajalehtede peatoimetajatele laptopid ühel konverentsil, mida ei julgetud siin siiski avada ja rääkimata mälupulkadest. Et ma kujutan ette, et see kuulub iseenesest mõistetava hügieeni juurde, et tehnikavidinaid tõenäoliselt konverentsid kaasa ei võeta ja ei rakendata. Ja täpselt niimoodi, et neid mälupulkadel olevaid visiitkaarte pakutakse siiamaani, aga ongi nii. aga nende avamiseni me ei jõua, et see nagu pole mõte sellega asjaga riskida. Võib-olla lisada sellele, et näitustel kindlasti need tooted on seal väljas. Niisugune üldinformatsioon, mis selle toote tutvustuse kohta on suhteliselt leitav ka avalikest allikatest. Kõik see, mis puudutab juba niisugust spetsiifilist ülevaadet nendest võimetest, et eks seda jagatakse siis juba usaldusväärsete partneritega ja kellega siis tekib nagu see teema, et võiks mingi aeg siis hakata mingi lepingu poole vaatama. Et jah, nii ta on. Tegelikult ka ettevõtted toovad sinna messile, see visuaal nagu hästi on vajalik, eks ju, see mõjub kliendile, aga tuuakse ka tihti sellised tammid, mulaasid põhimõtteliselt kohale, see asi on selline, selliste võimekustega, sul jookseb videoekraanil, aga kui me nüüd räägime, siis nagu tahame täpsemaks minna tehniliste teemade osas või mingi koostöös, siis näiteks olime siis NDA ja sealt lähme siis nagu asjadega edasi, eks ju. Et seal ongi see riskide minimaliseerimine, et sa ei too kõike kohe nagu avalikult välja, kuna siin tuleb ka arvestada seda, et tegemist on siis strateegilise kaubaga üldjuhul, kogu see paberimajas, mis siin Eestis toimub, et see üldse kaup sinna kuhugi riiki saata, et see näitus osaleks lisaks siis ka ju tegelikult ka mingi hetkel kaotab nii-öelda ettevõtte siis selle kauba üle ju sellise kontrolli, kuna see on ju saadetis, eks ju, kuskil rändab mööda maailma ringi, et see kuskil lahti vahepeal ei kruvitakse, midagi sellist ei tehtaks, et siis sellepärast ka ettevõte on arvestanud sellega ja saadetakse lihtsalt tavalise mulaase välja nagu. Aga ta on vajalik sellepärast, et neid erinevate riikide erinevaid tooteid oleks näha ja mida väikese riigi puhul just ongi see oluline komponent sellest turundusest. Me võime teha siin nutikaid asju, aga kui sellest nagu palju ei teata ja ei nähta, siis on nagu keeruline seda ka müüa. Ja nii nagu Rene ennem tõi välja, et käivad ju ettevõtted regulaarselt messidel ja eks need, kes tegelevad seal võimearenduste või hankimistega, et eks nad hoiavad ka silma peal nagu, et mis turul toimub ja selles suhtes kogutakse ka nagu üldse ülevaadet, et millised on need uued tehnoloogiad, võimed, et selles suhtes on, ma arvan, Eesti ettevõtete sellised nutikad ideed läbi selle saanud ka sellisest maailma kuulsust. No aga võt, jõuamegi nüüd sinna, et kes on need Eesti ettevõtted, kes siis käivad täna messidel? Mida vaadatakse, millised Eesti ettevõtteid tahetakse, kus on läbi nende messide keegi hüpanud kuhugi? Selles mõttes, et meil nagu messid on nagu tavaliselt kuskil 10-15 ettevõtet käib, tõesti ongi alatsi tootjatest kuni siis droonitootjaid, on meil siin isegi metallijätted, siis on optikaseadmed, sensoorika, küber kindlasti, kogu see osa, et see
plejaad erinevaid ettevõtteid on tegelikult väga lai, kes meil seal messil on ja aga miks me nagu neid näiteks neid ühistendega teeme, on see, et ettevõtted ei oleks mitte eraldi kuskil üle messi, kus käib sul 10 000 inimese päevas, vaid see ongi see Eesti puut, mis see nagu võimendab igat ettevõtet eraldi, et kui me paneme seljad kokku, me oleme ühes kohas kõik suuresti, et siis meie see nähtavus ka tegelikult nagu kasvab, kui me oleme nagu lihtsalt niisama eraldi kuskil, eks ju. Ja siit võib-olla sellest tuli see EDV kontseptsioon ka, et meil on mitmeid erinevaid selliseid tugevaid üritusi või ka huvitavaid organisatsioone, kelle nähtavust tõsta, et kui nad ühe nädala sees, ütleme ühe selle sündmuse nime all, Estonian Defense Week all, teevad oma tegevusi ja kutsuvad oma külalisi, me saame, üks ettevõte saab võimendada teist ja see võrgustumine aitab järjekordselt väiksed Eesti ettevõtted teha rohkem nähtavamaks. Aga teeb ta siis nähtavamaks? On sul, Rene, rääkida sellised edulood, kus päriselt messilt ongi sündinud lepingud? Jah, et toome siis näite, et eelmisel nädalal siis kaitsusettevõtte Vairen näiteks, et sõlmisid siin investeerimislepingu 7,9 miljonit, mis on siis Eesti kaitsetööstuse ajaloo üks suurimaid, et see konkreetne liid, nii-öelda kontakt sai alguse siis paar aastat tagasi ühelt messilt siis, mida klasterliit siis korraldas ja sealt see asi nagu jooksma hakkas, aga siin ongi see, et see võttis mitu aastat enne, kui üldse selle päris lepinguni jõuti, eks ju, kogu see taustauuring, üksteisega suhtlemine, et vaata, et üldse see Eesti ettevõte on sul poole aasta pärast esimest kohtumist ka jätkuvalt alles, eks ju, et see investeering lõpuks oleks nagu kindel. Et see on see, mille pärast nagu me käimegi väljas, et iga messiga sa ei saa sellist võib-olla head liidi või pruugi saada. Aga kui sa käid järjepidevalt, oled nähtav, siis ikka see ühel hetkel nagu tasub ära. Eriti kui me räägime siis just nagu uutest murrangulistest tehnoloogiatest, see võibki käia esimene kord tuled sinna, sul on ainult telekas, eks ju, näitad mingisugust videokontseptsiooni, eks ju. Järgmine kord on sul näiteks juba mingisugune füüsiline toode seal koha peal olema, käiakse vaatamas. Võib-olla tuleb kolmas kord juba, siis tuntakse juba reaalselt huvi, astutakse sulle ligi, küsitakse, uuritakse ja sealt niimoodi see pall nagu tegelikult veerema hakkab. Aga see kaitsetööstus on lihtsalt nii pika vinnaga, et ütleme, kui sul on toode nagu enam-vähem valmis ja see esimese kliendini jõudmine, see võib võtta 2-5 aastat ja see on ikka väga pikk aeg tegelikult ja kogu ajas on ju tegelikult samaaegselt ju põletad raha, investeerid tootearendusse, sul on investorid juurde saada, eks ju, et see on nagu päris keeruline periood, aga sellega tuleb ka arvestada paratamatult siin kaitsetööstus pluss veel kõik hangete teemad ka, eks ju, et hangetesse minekud asjad võtavad aastad aega. Delfi kuulaja kindlasti küsib Vairen, mille poolest nad nüüd erilised on? Ma saan aru, et olukorras, kus me salvestame seda päeval, kui Portugal ja Hispaania on absoluutses elektri mustas augus, elekter on ära kadunud kuskile, räägitakse küberrünnakust, siis just nimelt sarnastes olukordades Vairen aitab kaitseväe üksustel, kus sidet pole, internetti pole, aitab omavahel suhelda. Põhimõtteliselt küll, jah. Et nemad on siis loonud siis turvalise sidekommunikatsiooni süsteemi, jah, mis siis aitab ühendust pidada, kui siis kõik muu nagu failib, ehk enam ei tööta. Sa tahtsid, Kalev, midagi lisada? Jaa, et natuke võib lisada sellele eelnevale jutule, et lepingusse jõudmine, et jah, see võtabki kaitsesektoris pikalt aega ja kuna tegemist on maksumaksja rahaga ja kaitsevaldkonna investeeringud tegelikult väga suured, me näeme ka ise, kui Eesti hangib siin ühte või teist kaitsevõimet, et mitmed sajad miljonid, et selles suhtes need otsused on väga kaalutletud, võrreldakse väga pingsalt erinevaid tooteid omavahel, milline on neist parim ja on ka teatud projektid, kus see tootearendus siis läheb nii lõppkasutaja kui tootjaga veel edasi, et saada nagu täpselt see tööriist, mida siis sellele vaja on. Et see on jälle üks eripära võib-olla kaitsetööstuse sektoris võrreldes teiste sektoritega, et jah, kuna võimet ei hangita ju aastaks 8, vaid see hangitakse 10, 20, 30 aastaks ja see peab olema kindlus, et samane ettevõte ka tegutseb 10-20 aasta pärast ja ta on võimeline siis seda maintenance poolt just ka neile pakkuma.
kõrgtehnoloogiliste lahenduste erilisusest Eesti Kaitsetööstusliidu või ettevõtete ühe sellise nagu kullaproovina, me oleme siin ka saates varem rääkinud, kas need kõrgtehnoloogilised lahendused on ka siis need põhilised, mis messidel välismaalasi ligi meelitavad? Ma arvan küll jah, et me püüame ikka just niimoodi ütleme push'i ka, et meie ettevõtted, kes messil käivad, siis pakuvad ikka just midagi unikaalset. Et see, kuidas Eesti ettevõtted ja tööstus üldse välismaa nagu silma jääb, ongi see, me pakume mingisugused unikaalseid lahendusi. Lahendame probleemi teistmoodi, paremini, kiiremini ära ja see tegelikult lõpuks nagu müüb, kuna meil pole mõtet hakata Eestis näiteks mingit suurt relvasüsteemi looma, kui meil ei ole lihtsalt endal selliseid võimekusi olemas. Aga me saame mingite suuruste relvasüsteemide pakkuda mingid väga konkreetset unikaalset võimet sinna juurde, et teda teha siis targemaks, kiiremaks ja nii edasi, eks ju, näiteks mingi sensorid, optikaseadet, midagi sellist. Sina, Rene, juhid klastrit. Mis see klaster täpselt siis korraldab nende samade rahvusvaheliste nähtavuste ja messide kontekstis? Kui läheks korraks nagu natuke tagasi, et põhimõtteliselt meil on Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstusliit, kus on 178 liiget praegu. Selle all siis tegutseb kaitsetööstuse klaster, mida siis mina põhimõtteliselt juhin. Ja meil on praegu hetkel siis 29 liiget, et viimase aastaga on meil kuskil 9 uut liiget juurde tulnud, et nii nagu liit kasvab ka klaster tegelikult väga kiiresti ja praeguse hetkel. Ja mis minu ülesanne ongi, et ma olen siis nagu ettevõtete äriarenduse nagu käepikendus. Ehk siis ma aitan organiseerida erinevaid üritusi, olgu siis need messid, vajalikud seminarid ettevõtted, ehk siis koolitada näiteks neid välja mingis asjades. Kindlasti ka investeeringud on üks teema, milles ma ettevõtted püüan aidata, kuna meil on klastris vähemalt 1/3 on selliseid korralikult startup ettevõtted, kes vajavad pidevalt uusi investeeringuid, et selles osas ma püüan neile kasulik olla. Ja samamoodi erinevad visiidid siis, et me paneme endal iga aasta lõpus järgmise aasta plaani nagu paika, kuhu me lähme, mis me teeme, millised on meie huvid. Kuna see maailm on praegu nii kiires muutume, siis me peame ka arvestama, et võib igasugused erinevad ad hoc üritusi ka nagu sisse tulla või peame muutma keset aastat põhimõtteliselt kurssi mingite turgude ja riikide osas. Et need on nagu need peamised tegevused, millega me siis nagu ettevõtted aidata, et nende nähtavus nagu rahvusel tasandil tõsta, kuna need kõik tegevused on meil erandlikult tegelikult väljaspoole suunatud. No, haarates su sellest samast sõnast, et maailm on muutumises, kuidas siis on, et täna liikudes messilt messile on selge, et võib-olla nendega, millega sa 2 aastat tagasi käisid, ei ole täna enam mõtet sinna minna, need täna ei ole enam sõjaväljal otsustajad või kuidas see on? Jah, see maailm on nagu muutumis ja samamoodi ka need tehnoloogiad muutumis, et Eesti kaitsetööstusel on koostöös siis riigiga pandud paika kaitsetööstuse poliitika, kus meil on siis teatud punktid, millest me nagu lähtume oma tööstuse arenduses. Seal on ka olemas fookusvaldkonnad, et alates siis mehitamata süsteemidest, küberist, AI-st, elektrooniline sõjapidamine ja edasi. Ja neid valdkondi on tegelikult Eesti kaitsetööstus ka viimasel 5-10 aastal väga tugevalt nagu arendanud ja me näeme, et need ongi olnud väga relevantsed, et praeguses julgeolekuolukorras nendest võimetest ka kõige rohkem räägitakse, olgu siis Ukraina sõja kontekst või üleüldse, et kuhu see kaitsetööstuse areng tulevikus on suunatud. On see siis nii, et ka messil tullakse juurde ja küsitakse esimese asjana, et mis teie positsioonid Ukrainas on? See just kui see referents avab ukse pikemaks vestluseks? Jah, see referents on kaitsetööstus nagu vajalik, et meil on nagu mitmed referents alates Iraagi ja Afganistani sõjast, et kus siis Rantalon aitas meie väekontingendil jammeritega
IAD-sid ise ehitatud lõhkeseadeldisi kahjutuks teha. Ja samamoodi ka piiriseires, eks ju, meil on väga tugevad referentsid ja samuti ka see Ukraina konflikt, et kus siis Eesti ettevõtted või mitmed Eesti ettevõtted on tegelikult juba sõja esimesest päevadest aidanud ukrainlasi seda sõda võita. Ja need referentsid kindlasti aastaid hiljem maksab veel pikalt dividende, et kuna see on tegelikult see tehnoloogiline spinn käib ju nii kiiresti praegusel hetkel selle Ukraina sõjas, et mitte enam aastate kuudes see mõõdetav, vaid see on tegelikult nädalates mõõdetav, et kui sa oma süsteemi viid lahinguväljale, siis sa pead seda up to date hoidma nagu kogu aeg, et oleks nagu täidaks oma seda mõjuteguri ära selle lahinguväljal ja kui sul seda võimalust ei ole, siis kahjuks sul ühel hetkel su süsteem enam ei ole mõisti kasutada enam lahinguväljal. Aga on see siis nii, et kui sa juba Ukrainas oled ennast tõestanud, Milrem, Triod, Defsec, Intel ja nii edasi, et siis messile tegelikult enam ei olegi mõtet tulla või? Ei, messil on ikka mõtet tulla, et alati on uued turud, kuhu minna, uued tooted, selles mõttes, et messil käimine ikka see on nagu vajalik juba ettevõtte enda turunduse mõttes ja seal saab ka uusi kontakte alati, et selles mõttes, et see on nagu on ja jääb ikka see messil selle nähtuse tekitamine. Et see referents on just see toetav element, mis ütleb, et võt jah, see samane toode, mis sa näed siin samal messil praegu, seda kasutatakse seal, eks ju. Ja see on nagu see vajalik, saad seal koha peal seda nagu välja öelda ja see tekitab selle suurema huvi siis sinu toote vastu, et okei, kui seal seda kasutatakse, seda see nagu tõestan ennast, kas ma saan seda ka oma riigi julgeolekus kuidagi ära kasutada. Eesti, seesama üks edulugusid Rantelon, kes siin saates ka käinud on, ütles ka ise siin samas saates välja, et neil on täna välismaal nii palju tegemist, et peaaegu et väga tühine väike protsent ainult kogu toodetest ja kogu võimekusest jõuab Eestisse või Eesti kaitseväele. Ehk et kui palju siis üleüldises plaanis, kui me nüüd võtame nagu noote kokku, tänu nendele messidele Eesti kaitsetööstus maailma vallutanud on, et mis need sellised Vairen on üks lugu. Ja võib-olla käibe numbritest, et võib-olla peegeldab see kõige paremini välja, et kui me mõtleme eelmise aasta kaitsejulgeoleku valdkonna müügikäibet liidu ettevõtetel, ta oli kuskil 500 miljonit, sellest 500 miljonist 350 miljonit suurusjärgus on ekspordi müügist tekkinud. Et see on nagu üks näitaja, et Eesti enda kaitse valdkonna turg on väike ja piiratud, aga ta on äärmiselt oluline meie ettevõtetele. See on see koduturu referents. Ja kui me vaatame nüüd neid Eesti kaitsevõime arenduse plaane ka siin lähiaastatel, et kindlasti tekib ka siin suuremaid võimalusi meie oma ettevõtetel, toetada Eesti kaitseväes erinevate võimete arendamist ja ka tervikuna, et see julgeolekukeskkond on täna ettearvamatu. Paljud riigid Euroopas tõstavad oma kaitsekulusi, kes rohkem, kes vähem. Ja tegelikult on selline 30-aastane tühimik olnud, et nüüd on vaja need lüngad ära täita. Ja täna nõudlus on suurem, kui on pakkumised ja ärilises perspektiivis täna kaitsetööstusvaldkondadel on see momentum. Ja selles suhtes ka meie ettevõtted selles suhtes vaatavad seda turu olukorda, katsuvad sellele reageerida ja ka nii-öelda oma ärilist poolt arendada ja uusi tooteid tuua ja pakkuda. Nii et kaitsetööstusvaldkonnas tervikuna, ma arvan, tööd jätkub siin veel aastateks. Ma arvan, et mis nagu meie ettevõtete kasuks just ka räägib, on see, et me ei ole nüüd ülimalt suured ettevõtted, nagu maailmas on sellised nii-öelda kutsutud primideks, et me oleme ikka just maailma mastaabis suhteliselt väiksed kaitsetööstusettevõtted, aga mis meie kasuks räägib, on see, et me oleme selles vallas hästi paindlikud. Ehk siis, kui sul on see suur rahvusvaheline ettevõte, tema arendustegevustsükkel on meeletu kaua, võtab aega, et see on nagu riik riigis struktuurid.
aga samas neil on vaja arendada kiiresti mingi süsteeme välja ja selleks tihti hakatakse pöörduma siis oma partnerite poole, kes siis näiteks saavad mingisuguse võimega neid toetada. Ja see on see koht, kus tegelikult Eesti ettevõtted saavad väga hästi sellist rahvusvahelist koostööd nagu luua suuremate kaitsetööstusettevõtetega, olgu siis siin Euroopas või Ameerikas ja nii edasi. Palju räägitakse droonidest kui selle käimasoleva kurva sõja otsustajast, mida tegelikult messid näitavad, mis need tulevikutrendid on, millest kõneletakse Saudi Araabiast kuni, ma ei tea, Austraalia ja Atlantani välja, kus need messid toimuvad? No droonid on tulnud, et jääda, eks ju, selles nagu kahtlust ei ole, et siin erinevad võimekused lisanduvad ja kõik see on nagu pidevas muutumis. Aga ma arvan, et need samad 6 fookusvaldkonda, mis siis ka meie kaitsuspoliitikas on nagu sisse seatud, et need on nagu need tuleviku suunad, kuhu siis suuresti ka see kaitsetööstus järgmise 50+ aasta jooksul nagu oma teraviku suunab. Ehk et kõrgtehnoloogia, AI kasutamine, kogu see spetsifikatsioon. Kindlasti, aga me ei saa üle ega ümber, et ega jalaväelase roll lahinguvälja ära ei kao. Ehk et saabast on ikkagi jätkuvalt vaja? Et saavutada kontroll ala üle, sul on seda saabast sinna maastikule vaja. Kindlasti kõik need abivahendid, mis on jalaväelasel, et see ongi see kõrgtehnoloogiline tööriistakast, on nad mehitamata platvormid, on tehisalu, kindlasti aitab väga palju kaasa protsesside kiirendamiseks, erinevad sensorid, autonoomsed süsteemid, et kindlasti see tulevik täna me näeme, kui kiiresti on siin ka 3 sõja-aasta jooksul need meetmed ja vastumeetmed arenenud edasi, et võtame kas selle Ukraina sõja alguse, kus oli Bayraktar, oli selline oluline muutuja lahinguväljal, täna nagu keegi ei räägi sellest platvormist, on tulnud 3 aasta jooksul tunduvalt erinevaid lahendusi nii tehnoloogiliselt kui ka taktikaliselt. No Bayraktariga seoses meenub lugu, mis räägib justkui ka tema võimalikust hääbumisest, on see julgeoleku küsimus, kus väidetavalt ikkagi nagu venelased võtsid ette, et Bayraktar kuidagi nagu tühistada. Kas messidel käimine julgeoleku mõttes on see nagu ka hästi, me korra rääkisime, et tööstusspionaaž toimib, aga julgeoleku osas tuleb ka kuidagi nagu eriliselt valvas olla. Me oleme alati nagu valvsad, me briifime ikka just oma ettevõtteid, meil on ka partnerasutused, kes meid igatepidi on nõus selles valdkonnas nagu toetama, et kuna me ei käi ka ainult ju tegelikult Euroopas nii-öelda, kus on nagu turvalisem see julgeolekuolukord, et ka kaugemas riikides, et selles mõttes, et erinevad riske nagu on, aga ma arvan, siin tuleb lihtsalt seda kainet mõistust nagu säilitada ja püüda neid minimaliseerida. Ma ei tea, palju sa tahad sellest rääkida, Rene, aga ma saan aru, et on olemas messe, kus midagi pole parata, ühes samas ruumis viibivad erinevad vaenupooled, et kas siis käiakse üksteisest stende ka vaatamas või? See, ütleme, messipäevadel käiakse igal pool nagu, et kui ma enda messipäevi võrdlen, siis ma kuskil 20-25 000 sammu kohati teen ära selle päeva jooksul. Et igast asju satub silma, aga see on nagu igaühe enda otsusega, me kedagi piirata ei saa, kui ta kuskilt meie stendist nagu mööda tuleb. Aga seal tulebki see teine osa mängu, see ettevalmistav periood, eks ju, et kui teadlikud siis meie ettevõtted on nendest julgeoleku ja murekohtadest ja kuidas siis ennast selle vastu ka nagu kaitsta. Et kas siis ongi, et näiteks võetakse tühjad telefonid, läpakad kaasa igaks juhuks, mulaasid on kaasas, et sa ei võtagi päris oma toodet kaasa ja edasi. No mulaaside osas sõjategevus on ka suur osa pettusest, et see on pettusel on väga tähtis roll vaenlase heidutusel. Palju seda heidutust seal messidel võib olla, et näidatakse midagi, mida tegelikult ei suudeta toota või et mida polegi olemas. Aga selleks, et tekitada hirmu, on loodud mingisugune enneolematu, mingisugune tükk midagi, mis justkui laseb midagi, aga ma arvan, et siin on nagu hea näide on Armada tank, mida ju siis messidel juba kuskil 10 aastat või rohkem on näidatud ja räägitud sihukesi
kui võimekas see platvorm on ja nii edasi, et see on iga puhtalt eidus. Täna, kus reaalselt soomustehnikat on vaja, teda lahinguväljal ei näe. No vot, aga vähemalt kliente ju leidus, kes arvasid, et see on enneolematu tank, mille eest anti välja miljoneid. Kogu seda meshide ja EXPO valdkonda just nimelt see teatud mõttes kerge salapära ikkagi arusaadavatel põhjustel ka ümbritseb. Kui ma nüüd kõrvalt kuulanud olen teid, siis kas ma saan õigesti aru, et ka Eestis toimuvad sellised ad hoc ootamatud EXPO-d, kus erinevate lääneriikide inimesed paluvad, et toimuksid mingisugused Eesti kaitsetööstuse kiired ettenäitamised, et me saaksime otsustada, mida kasutada, kuidas ja millega minna koostöösse. Eks täna võib-olla on ka see, et kui me räägime siin, mis on nagu kiiresti olnud, millest Rene just siin mainis ühte sihukest näitusel osalemist. Kui me võtame nüüd välisriikide või NATO staabid, et kindlasti need teevad rohkem igasuguse tehnoloogia konverentse ja alati on üks orgaaniline osa ka sellest, et mis on need päris tooted. Et mida siis saab nagu näidata, tutvustada, et ei ole ainult selline teoreetiline jutt, millised on need efektorid või sensorid, mis siis aitaksid ühte või teist ülesannet paremini täita. Et jah, paraku see aeg täna meil on selline, et meie omalt poolt vaatame ja katsume seda olukorda ettevõtete toetamiseks maksimaalselt ära kasutada. Et kui huvi meie toodete ja ettevõtete kohta on, et siis kindlasti lööme kaasa ja võib-olla siin oligi, et kui Ukrainas tulime, siis järgmine päev oli meie Tallinnas olevas NATO Forward Integrated Unity staap tegi ka konverentsi, kus teine päev oligi puhtalt kaitsetööstusele orienteerutud ja Eesti kaitsetööstuse ettevõtted said sihukese rahvusvahelise auditooriumi ees ka oma tooteid tutvustada, tehnoloogiaid ja meil oli ka väike sihukene paarkümmend ettevõtted said näidata, mida on Eestis teinud siin ja millised teenused pakuvad, et see kõik aitab tegelikult kaasa väikese riigi, väikese ettevõtete nähtavuse tõstmiseks, meie toodete tutvustamiseks ja peale seda tuli nagu ka meie poole pöördusid seal mitmed välisriikide esindajad, et okei, et meil on plaanis üks või teine sündmus, et me nägime siin põnevaid tehnoloogiaid, et tahame siin võib-olla rohkem kontakte ja edasi suhelda, et noh, läbi selle võrgustiku me aitamegi tegelikult liidu ja klastri poolt meie ettevõtted uute klientideni, aitame läbi sellega meie ettevõtetel saada lepingusse, läbi kaitsetööstuse tugevdada Eesti kaitsevõimet, Eesti majandust. Et see ongi nagu meie põhiline töö, et aidata meie ettevõtetel saada paremaid lepinguid ja uusi huvitavaid partnereid. Ja noh, tõmmates nüüd noodid kokku, ma saan aru, et üks asi on mess ja messilt kasvamine lepingusse, selle üks vaheetapp, kas või selle samas Ukrainas, nagu ka siin samas saates ühes varasemas osas on räägitud, on just nimelt see füüsiline päris toote test, kus, et kui sul on nagu droon, siis seda päriselt segatakse täpselt nii nagu lahinguväljal seda tehakse ja nüüd sa pead sellest nagu elusalt välja tulema, et võt siis me justkui nagu näeme, kas see asi päriselt töötab või mitte. Jah, kindlasti see lahinguvälja referents on üks oluline komponent, aga noh, veel kord, et juba riigid, kes hakkavad teatuid süsteeme endale hankima, et eelteadmised on olemas ja eks nendele eksperimenteerimine ja testimine ole oma nõuetel ja omas keskkonnas ka kindlasti läbi, noh, mida need läbi viivad, et saada nagu lõplikult aru, et see üks või teine toode siis on täpselt see, mida neil tööriistakastis täna veel ei ole. Tahtsid Rene midagi lisada? Ja, et see on ka see põhjus, miks me oleme viimaste aastada kindlasti ka pannud suuremat rõhku just demoüritustele, kus me toomegi nagu füüsilised asjad välja, et mitte lihtsalt ei näita nagu PowerPointi ja ägedaid pilte, vaid need potentsiaalsed kliendid, külalised, keda me hostime, siis saavad neid asju nagu päriselt näha ka ja katsuda ja uurida, mis see teeb, kuidas see teeb, eks ju, et mis see võimekus nagu on. Et neid demopäevi nagu toimub, meil on ka erinevate riikide esindajaid siin kohapeal külas ja tulebki see ad hoc üritusi ka, kus siis ongi, et siin paari nädala või kuu pärast tullakse ja nüüd oleks asi kokku panna, et näidata neile. Ja mingi protsessid käivad täna väga kiiresti ka, et kui on nagu kuskil kuuldud, et siin on nagu huvitav tehnoloogia, siis see kontakti võtmine käib päris ruttu ja ütleme, paljudest nendest kontaktidest
võib-olla mitte kõigist ei tule sulle lepingut, aga see annab jälle sulle eeltingimuse saada lepingusse ühe või teise siis suure prime'iga või juba mõne liigi esindajaga. Ja midagi pole parata. Tavaline Delfi kuulaja peab paraku leppima sellega, et Eesti Kaitsetööstusliidu ettevõtete parimaid tooteid näeb vabariigi aastapäeval, et nendel messidel, ad hoc expodel sinna lihtsalt ei pääse tavainimene ligi. Vastab tõele. Mis siis ikka? Usume, et salastatus teatud tasemel ongi oluline selleks, et need kaitsetööstuse ettevõtte tootid ja teenused ei jääks vaenlastele nähtavaks ja saaksid kasvada ainult õigetel eesmärkidel. Siit kohalt tasub öelda aitäh Rene Ehasalu, Defense Estonia klastri juht, Kalev Koidumäe, Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu juht ja meie kohtume juba järgmises saates, mis on kindlasti ühel järgmisel kaitsetööstusettevõtete teemadel, millisel täpselt selgub siis, kui see on eetris. Mina tänan, nimi oli Rasmus Kage. Kõik head!